ajaloominutid. Saatejuht Mart Helme. 3. aprillil 1860 alustas Ameerikas tegevust niisugune firma nagu Pony Express. Pony Express oli mõeldud selleks, et toimetada kiirkorras, nii kiiresti kui see tookord võimalik oli, posti Ameerika idaosast Ameerika lääneossa. Ameerika oli laienenud selleks ajaks juba Vaikse ookeanini ja 1850 sai osariigi õigused ka California. California, kus sel ajal oli umbes 300-350 000 elanikku, oli tegelikult muust Ameerikast, Ameerika Ühendriikidest konkreetsemalt, tegelikult tohutu, ainult veel põhiosas indiaanlastega asustatud südamaa poolt eraldatud. Ja nüüd oli väga oluline, et California tuua nii poliitiliselt, majanduslikult kui ka informatiivselt muu Ameerika Ühendriikidega ühele lainele. Tõsi küll, selleks ajaks oli juba leiutatud telegraaf ja Ameerikas telegraaf jõudis Missouri osariiki idarannikult välja ja ka teiselt poolt Californias olid juba telegraafiliinid üles pandud, aga tohutu umbes 3-4 tuhande kilomeetrine vahemaa nende kahe telegraafiliini vahel oli ikka veel korraliku teedevõrguta, korralike sideühendusteta katmata ja seetõttu leiutasid mõned Ameerika ärimehed ärimudeli, paneme käima Pony Expressi. Miks pärast Pony Expressi? See tähendab seda, et ratsanikud, mitte postitõllad, nagu me oleme harjunud võib-olla westernitest nägema, kui põristavad kusagile südamaa kullakaevurite või muude kaevurite linnakesse sisse postitõld, kutsar tuleb maha, püssimees tema kõrval, kes on nii-öelda turvamees, ronib ka maha, reisijad tulevad sealt loksuvast vagunist, tolmusest vagunist välja. Et Pony Expressi mõte oli teine, mitte aeglane postitõld, vaid kiire selline kuller, kes postipakid viib vahemaa kaupa edasi ühest rannikupunktist teise rannikupunkti. Ja nii siis 3. aprillil 1860 St. Jamesi linnast Missouri osariigis asuski esimene Pony Expressi kuller teele. Nüüd Pony Express oli üles ehitatud nii, et kasutada ära kõiki seniseid asustatud punkte, mis suures osas olid tegelikult militaarpunktid, mingid fordid, mingisugused sõjaväe logistikakeskused, mis siis ühendasid Ameerika Ühendriikide kahte rannikut omavahel ja ühtlasi ka pidid garanteerima selle, et üha enam läände ümber asuvaid asunikke turvata ja pakkuda neile siis ka teatud kaubanduskeskusi ja muud niisugust eluks tarviliku levitamise vahendeid, et nad need kätte saaksid, mitte ei peaks kõike põlve otsas sõna otses mõttes oma vastasutatud farmides tegema. Ja Pony Express kasutaski ära kõiki neid vahepunkte ja arvestatud oli niimoodi, et üks ratsanik läbis ühe hooga umbes 120 kilomeetrit. No, kui te võtate nüüd meil Eestis siin Tallinna ja Pärnu vaheline vahemaa on 130 kilomeetrit. See tähendab seda, et kujutage ette, et ratsanik paneb Tallinnast minema ja jõuab järgmise punktina Pärnusse, kus ta annab oma postipaki üle siis järgmisele kullerile, kes stardib koheselt ja jõuab siis järgmisse 120 kilomeetri või teinekord oli ka vahemaad mõnevõrra pikemad, kuni 160 kilomeetrit punkti, kus siis annab jällegi üle. Tõsi küll, vahepeal olid veel väiksemad vahekohad, kus sai vahetada hobuseid, nii-öelda hobujaamad. Et ükski hobune ei oleks pidanud sellise kiirgalopiga vastu 120 kilomeetrit. Selleks umbes 20 kilomeetri tagant olid vahejaamad, kus sai vahetada hobuseid, kus kuller sai võib-olla natukene kehakinnitust võtta ja
võib-olla ka mingi veerand tundi hinge tõmmata ja siis kohe edasi minna. Nüüd arvestus oli ka selline, et ratsanikud peavad olema võimalikult kerged ja selleks värvati eelkõige teismelisi. Kõige nooremad, kes on teadaolevalt Pony Expressi heaks töötanud, olid 14-aastased poisikesed. 14-aastased poisikesed, arvestus oli selline, et mees peab kaaluma alla 60 kilogrammi. Noh, see on ikka väga kergekaaluline mees, ütleksin ma. Ja ka kogu hobuvarustus pidi olema seesugune, et see ei kaaluks rohkem kui teatud norm ette nägi. Ja selle tõttu tellisid Hobu Expressi asutajad ka spetsiaalsed võimalikult kerged sadulad ja oli selline mochila, hispaania keelest üle võetud sõna mochila, sadula, selline 2 poole sadula, osaliselt sadula alla paigutatud sadulakottide süsteem, mis oli siis nii, et sadulakott, mis oli täidetud mõlemalt poolt ja siis olid eriti sellised õrnade asjade paigutamiseks olid kantiinad ehk 4 nurgas väikesed sellised sadulataskud veel, lisataskud. Ja see kõik kokku pidi olema võimalikult kerge, et hobust mitte väsitada ja ratsanikku mitte koormata. Ratsanikul tohtis olla ainult 2 asja. Lisaks noale tohtis olla revolver ja lisaks revolverile ja noale tohtis olla selline ümmargune kanister või veepudel. Et janu kustutada siis, sest et Pony Express pidi ju kuumade kõrbealade läbimisel olema võimeline veekaotust taluma, aga kõige raskem lõik kogu sellel marsruudil St. Jamesist, Missourist kuni Sacramentoni Californias oli Sierra Nevada ehk siis vahepealsete mägede ületamine. Ja ei olegi päris kindel, kas talvekuudel olid ratsanikud võimelised neid mägesid ületama või olid ka teinekord mingisugused mõnenädalased pausid, kuni ilmastik lubas ka neid Sierra Nevada mäekurusid läbida. Seda ei oska praegu keegi öelda, sest et isegi Ameerikas, kus tegelikult väga tõsiselt suhtutakse oma eriti metsiku lääne asustamise ja kõige sellega seotu ajaloo uurimisse, ei ole päris selgusele jõutud kõikides nüanssides selle Pony Expressiga seoses. Nüüd Pony Expressi puhul tuleb öelda veel ka seda, et indiaanisõjad ei olnud veel lõppenud. Suur osa südamaast, Ameerika südamaast oli endiselt asustatud erinevate indiaani hõimudega, hõimugrupeeringutega ja mida kaugemale tungisid valged, mida rohkem nad petsid indiaanlasi, mida raskemaks muutus indiaanlaste olukord oma jahimaade ja muude maade ja privileegide säilitamisel, seda vaenulikumaks muutusid nad valgete suhtes. Ja indiaanlased mõistsid, et ka Pony Express on üks selline märk sellest, et valged tungivad sügavalt nende aladele ja tahavad siin asustust laiendada ja tahavad siin oma infrastruktuuri rajada. Ja seetõttu ka selle 18 kuu jooksul, mis Pony Express töötas kuni 1861. aasta 24. oktoobrini, 2 kuud sellest ajast käisid sellel samal marsruudil, õigemini need marsruudid natukene ka vaheldusid, niinimetatud üks indiaani sõdadest, niinimetatud Paiute indiaanlaste sõda. Ja selle Paiute indiaanlastega sõdimise käigus ka 3 kullerit kaotasid oma elu. Nagu öeldud, need olid noored poisid 14. kuni 19. eluaastani ja üks nendest noortest poistest sattus tulevahetusse indiaanlastega, tappis 7 indiaanlast enne kui ta ise surma sai ja kui ta surma sai, siis tema laip oli nooltest läbi tikitud, nagu siil nägi välja, aga indiaanlased austusest tema kui sellise julge ja vapralt vastu pidanud vaenlase vastu olid jätnud ta skalpeerimata. Ja sarnasel moel Paiute indiaanlastega sõdides hukkus veel 2 kullerit. Nüüd tuleb öelda veel ka seda, et
ei olnud lihtsalt ainult posti toimetamise tagamõte kogu selle kulleri teenistuse asutamise taga. Siin oli ka poliitiline moment. Nimelt me oleme vahetult Ameerika kodusõja eelses perioodis, 1860. aasta. 1861 aprillis puhkeb Ameerika kodusõda. Käis üliterav sisepoliitiline võitlus selle üle, kas Californiast saab orjanduslik või orjandusvaba osariik. Ja selleks, et mõjutada mõlemat parteid, nii orjanduse pooldajaid kui orjanduse vastaseid, olid ka Washingtoni poliitikud huvitatud sellest, et võimalikult kiire infovahetus käiks California ja Washingtoni ja siis idapoolsete osariikide vahel. Ja kui toimusid presidendivalimised, siis oli Pony Expressil väga tähtis roll, et California valimistulemused jõuaksid võimalikult kiiresti Washingtoni, et presidendivalimised saaks lõppenuks kuulutada ja vastavaid samme siis kas orjanduse vastu või orjanduse poolt või mis tahes muudes poliitilistes küsimustes oleks võimalik uuel presidendil juba lahendama hakata. Nii et siin oli väga selge poliitiline, aga ka geopoliitiline selles tähenduses tagamõte, et California ühendada orgaaniliselt juba Ameerika Ühendriikide keskosa ja idaosa vahel. Nüüd võib küsida, et kas see majanduslikult tasus siis ennast ära. Kuigi kui esimene Pony Expressi kuller teele saadeti, toimus see väga pidulikult, kubernerid ja linnapead ja kõik pidasid kõnesid ja kuller läks hooga välja suurte juubelduste saatel, siis tegelikult lõppes kogu see asi pankrotiga. Ja pankrotiga lõppes ta väga lihtsal põhjusel. Nimelt vahepeal selle 18 kuu jooksul, mis Pony Express toimetas, ehitati lõpuni telegraafiliin, mis ühendas idaranniku läänerannikuga. Ja nüüd hakkasid telegrammid liikuma juba regulaarselt ja väga kiiresti. Infovahetus ei olnud enam sellel moel üldsegi probleemiks, nagu siis, kui Pony Express asutati. Ja 24. oktoober 1861, nagu öeldud juba, Pony Express lõpetas pankrotina oma tegevuse. Nüüd mõni sõna veel ka kulleritest. Kullerite hulgas oli mõned mehed, kes on Ameerika metsiku lääne ajaloos märgilise tähendusega. Ja kõige kuulsam neist on loomulikult William Cody. Kes on William Cody? Ma arvan, et kõik teavad, kes oli Buffalo Bill. Buffalo Bill oli see mees, kes asutas metsiku lääne rändtsirkuse, kus hakati siis demonstreerima juba idapoolsete linnade, aga üldse linnainimeste ja metsiku lääne eluga mitte kursis olevatele inimestele kõike seda, mis on metsiku läänega seotud. Rodeod, kauboide oskused, aga väikesed ka mingisugused instseneeritud konfliktid indiaanlastega, indiaanlaste tantsud ja muu seesugune. Ühesõnaga selline metsiku lääne teemaline ränd-show, ärme nimetame teda päris tsirkuseks, ränd-show, mis oli väga menukas ja William Cody, kes oli vist 19-aastane, kui ta ühines selle Pony Expressiga, teenis päris korraliku varanduse ja põhimõtteliselt võime öelda ka, et peaaegu et surematu kuulsuse. Nii et võib-olla Pony Expressi kõige märgilisem niisugune tegelane oligi mitte need ärimehed, kes selle asutasid, ega ka muud asjapulgad, vaid just nimelt William Cody, kes on jäädvustanud selle oma showga Ameerika ajalukku. Ja veel, Pony Express on olnud ka inspiratsiooni allikaks lugematule hulgale westernitele, romaanidele ja muule seesugusele metsiku lääne temaatikat kasutavale kultuuripärandile, mida Ameerikas produtseeritakse tegelikult tänase päevani. Ja nüüd tänase päeva muusikalugu. Ja muusikalugu tuleb kultuslikust westernist nimega Rio Bravo, mille peaosatäitjaks oli westerni kangelane John Wayne, üks Ameerika ikoone. Ja
kannab pealkirja My Rifle, My Pony and Me, minu püss, minu poni ja mina, ja laulavad seda 50-ndatel, 60-ndatel aastatel möödunud sajandil ülipopulaarsed tegelased Dean Martin ja Ricky Nelson. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple line in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow, no more cow to be roping, no more stray, will I see round the bend, she'll be waiting for my rifle, pony, and me, for my rifle, my pony, and me. Say, that's real pretty. Go on, play some more. Why don't you play something I can sing with you? I wish I was an apple. That's a good one. Hanging in the tree. And every time my sweetheart passed, she'd take a bite of me. She told me that she loved me. She called me Sugar Plum. She threw her arms around me. I thought my time had come. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you sometime. I wish I had a needle as fine as I could sew. I'd sew her in my pocket and down the road I'd go. Cindy hugged and kissed me. She wrung her hands and cried. Swore I was the prettiest thing that ever lived or died. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you sometime. That's nice. Any chance? He's better being out in the street and getting shot at, huh? Well, I can't argue with you. You're right, Stumpy. Right about what?